tere, mu kallid ja head uut aastat. 2023 on saabunud. Ja mina kui tarokaartide laduja mõtlesin, et räägin ka natukene oma visioonist, nägemusest, mis puudutab seda aastat 2023 tarokaardi võtmes. Kuna ma teen ka tarokaardi koolitusi, väga harva küll, aga siiski teen, siis mina lähtun eelkõige sellest, et numeroloogia ja tarokaart on omavahel hästi seotud. Ja 2023, 2 + 2 + 3 on ju kokku 7, et numeroloogilises mõttes on ta 7. Suure arkaanist lähtuvalt on see 7 kaarikukaart. Ja kaarikul on samamoodi on kooslus vaim, 3 ja 4 mateeria, maisus, maised asjad. See kaart näitab eelkõige, on hästi selline ego ja minakeskne ja tugev juhi kaart. Sest kaardi peal on ju püstises asendis inimene, kes juhib kaarikut. Tema ees on must ja valge sfinks. Need võivad olla ka must ja valge hobune või selline hoburakend. Ja kindlasti on see ka väga liikuv kaart. See tähendab, et isiksusena 2023 aastal sõltub sinust endast väga palju. Kuidas sa juhid oma elu? See on elu juhtimine. Must ja valge, nii nagu on öö ja päev, feng ja shui. Feng shui, öö ja päev, must ja valge, positiivne ja negatiivne. Kuidas sa suudad ise oma elutempot valida sellel aastal ja kuidas sa juhid ise oma elu ja kuidas sa juhid vaimses võtmes iseennast ja seeläbi ka füüsilises võtmes iseenda elu. Ja see on nagu iseenda leidmise aasta, kus sa paned paika iseenda minapildi, kus sa leiad iseendast ja süüvid iseendasse tavalisest rohkem. Seda saab ka teha läbi Osho aktiivsete meditatsioonide või iseenda keskme leidmine. Iseenda minapildi paika panemine. Ja kui sa oled leidnud iseennast, siis sa hakkad looma oma maailma materiaalses mateeria mõttes. Ja see kaart näitab, et maailma ja ka inimese areng on sinnamaani jõudnud, kus hing sukeldub mateeriasse. Need on väljakutsed. Ja see kaart kindlasti ei ole selline, mis ütleb, et istu kodus ja ära tee mitte midagi. Küll asjad ise juhtuvad. See on kindlasti edasiliikumise, tegutsemise, julguse kokkuvõtmise. Maailm kutsub inimest. Maailm on avatud, maailm on liikumises. See tegelikult laias võtmes näitab ka seda, et see toob kaasa rahvamasside liikumisi. Üksikisikutele lihtsalt reisimist ja üksikisikul on lihtsalt kihk ja soov midagi teha, kuhugi jõuda, reisida, matkata, trenni teha rohkem, tutvusi luua, avastada uusi riike, paiku, hobisid, tegevusalasid. Linnainimesed kolivad maale, maainimesed kolivad linna. Igatepidi risti-rästi liikumine on see. Ja inimene tunneb joovastust sellest, mis maailmal on võimalus pakkuda talle ja mida temal, üksikisikul, on võimalus pakkuda maailmale. See on rikkalike võimaluste aasta. See on nagu sööst tulevikku ja üksikisikule on see nagu tõuge enesekindlemaks edasi liikumiseks. Sest enesekindlus ja julgus on kaariku üks väga tugevaid märksõnasid. Ja samamoodi ka juhtimine.
organiseerimine, planeerimine, iseenda elu juhtimine, teiste juhtimine. See tähendab ka tegelikult seda, et juhtival positsioonil olevatele inimestele on see hea aasta. Ka ettevõtlusega tegelevatele inimestele on see hea aasta. See on hea aasta nendele inimestele, kes teavad, mida nad tahavad ja kindlalt selle poole püüdlevad. Ainukene asi on see, et see kaarik ütleb, et ole nii tark ja vali oma eesmärkide või püüdluste poole liikumise kiirus. Sa pead olema nii tark, et teada, et kas siis kiirustada, galoppi joosta või amokki joosta või siis valida selline õige kiirus. Et vahepeal on aeglaselt, vahepeal on kiirem, sest hobune tahab vahepeal puhata ja inimene tahab ka vahepeal puhata. Ja kaariku ees on ju must ja valge hobune, siis sa pead ka vaatama, et millal sa mida teed, sest öö ja päev on võrdsed. Kooskõla ja harmoonia peavad olema sinu sees ja kooskõla ja harmoonia ka kõige ümbritsevatega. Nii inimestega kui ka loodusega. Ja inimene, kes ei suuda harmoonias olla, see külvabki hävingut, raevu, agressiivsust ja vägivalda. Ja kui sinus on need omadused endas olemas, siis sa näed ka iseenda ümber seda väga palju. Sest ongi see külgetõmbeseadus. Ja vahest on ka see, et kaariku juht ei suuda taltsutada hobuseid. Ja hobused muutuvad metsikuks ja toimub ka amoki jooksmine. Siis negatiivses võtmes see võibki kaasa tuua igasuguseid sõltuvusi, alkoholism ja muud sõltuvused, ületöötamist, ärevushäireid, depressiooni, enesekontrolli puudumist ja raevuhoogusid. See on selle kaariku kaardi negatiivsem pool. Ja läbipõlemine võib ka toimuda siis, kui sa lased välistel asjaoludel ja välisel maailmal ise teistele iseenda elutempot dikteerida. Aga sul peab olema vaimset ja sisemist tarkust, et see elutempo ise leida ja see kiirus ise leida. See tähendab ka seda, et juhi ise oma elu. Ja kuna see on tugev isiksuse kaart, mina kaart, siis see rõhutab hästi palju tahtejõudu ja enesekindlust. Ja selles kaardis ongi vaimne ja füüsiline pool koos. See aasta on hea ka õppimiseks, sest 7 on kindlasti selline õppimise, vaimsete tarkuste ja arengukaart. Vaimne areng, füüsiline areng. Kuna kaariku tüüp on arheotüübilt kangelane, siis maailm vajab see aasta kangelasi. Ja võib-olla inimene vajab ka sellist kangelast, kelle poole siis pöörduda või kelle poole suure austuse ja lugupidamisega vaadata, kangelane, keda järgida. Et kas sina hakkad järgijaks või sa hakkad ise kangelaseks, aga võib-olla sa oled hoopis iseenda kangelane. Aga kangelane on eelkõige valmis enesekindlalt oma eesmärke saavutama. Kaariku kaart näitab ka tundmatusse sukeldumist või tundmatu raja valimist. See tähendab ka seda, et inimene hakkab otsima midagi, uut töökohta, uut elukohta, uut elu eesmärki. Sul võib tekkida ka soov hakata iseendas avastama uusi andeid, iseennast uueks looma ja kõik uus ja tundmatu võib see aasta väga köita. Aga üleüldises plaanis, kuna see on kogu tervele maailmale on ju kaariku kaart, siis terve maailm hakkab otsima midagi uut, innovatsioon,
uued lahendused, uudsus, uus maailmavaade, uus maailmakord. Räägitakse ju, et tahetakse luua uut maailmakorda, siis see intensiivistub see aasta. Kas see on nüüd hea või halb, seda ei tea. Kas see on negatiivne või positiivne, see ei ütle seda, sest kõik on võimalik, kas on must või valge. Aga maailmas ei ole kunagi kõik must ja valge. See tähendab ka seda, et uut maailmakorda hakatakse intensiivsemalt peale suruma. Ja maailm vajab kangelast. Aga julgete päralt on maailm. Kes on julgem, kes on sihikindlam, kes on riskialdim, kes oskab valida õigel ajal õiged kaaslased, õiged edasiliikumise tempo, siis see võidab. Keda saadab hirm ja ebakindlus, siis selle läheb see aasta väga raskeks, sest toimub iseenda allasurumine. Ühiskonnas toimub survestamine ja allasurumine. Uute seaduste peale surumine, uute ettekirjutuste peale surumine. Need riigid, kes on mässumeelsemad, need tõstavad, julgevad mässu tõsta, kes on alalhoidlikumad, neid surutakse alla. Finantsmaailmas on esiplaanil lühiajalised ja kiiresti reageerimist vajavad projektid. Kogu aeg toimub turgude muutumine. Tekivad suuremad võimalused, aga tekivad ka suuremad kaotused. Ja see vajabki turu tundmist, kiiresti reageerimist. Kas sa oled õigel ajal õiges kohas ja õigel ajal õigete inimestega koos? Positiivses võtmes ongi see riskide võtmine ja vastutuse võtmine ja valmidus vastutust kanda. Ja kindlasti, nagu ma ütlesin, et see soosib üksikisikut ja üksikettevõtjat, kui ollakse valmis riskisid võtma ja vastutust võtma. Aga kuna see kaariku kaart on ikkagi 2 hobusega, kuigi ta on siin üksi oma kaarikus, siis see soosib koostööd, meeskonnatööd. Aga et peabki vaatama, et kes on siis see meeskonna liige ja kes on see juht, et mis rolli keegi inimene nagu võtab. Ja kaarik seisab siin püsti. Ta on kõiki asju arvesse võtnud. Kaarikul on ka päikese eest on selline kate peale pandud. Ta on olnud ettenägelik, et liigne päike tema peale ei paistaks. Et ta ei saaks kõrvetada. See tähendab seda, et võtta arvesse kõiki asjaolusid. Ja see aasta soosibki ettevõtete laiendamist, uute kontorite avamist, uutele turgudele, uutesse riikidesse sisenemist. Närvilisus ja kannatamatus ei vii aga paraku kuhugile. See toob lihtsalt läbipõlemist, halba juhtimist, konfliktseid situatsioone, töökeskkonnas ärevaid olukordasid, kus töölised ja töötajad ei saa omavahel läbi. Riigi tasandil toimub edasi samamoodi sel juhul kraaklemine, kaklemine, süüdistamine, nii nagu see on viimased aastad Riigikogus olnudki, aga et esile tuleb uus juht, kes on koostööaldis. Siis armastus ja tundeelu 2023. Kuna see on ikkagi juhi ja ego ja mina kaart, siis inimene hakkab see aasta rohkem mõtlema, mida ta ise vajab armastuses. Ja kuna on see vastutuse kaart ka, siis ta vastutab oma sõnade, tegude, tunnete eest ja kindlasti on see ka väga seksuaalne kaart. Aga et armastuses ja tundeelus ja füüsilise poole pealt tuleb leida tasakaal.
ja tuleb võtta vastutus oma sõnade eest ja oma tegude eest. Sest sa ise saad seda mängu juhtida. Ja kui sa oled õnnetu, siis inimene teadvustab see aasta rohkem, miks ta on õnnetu. Miks ta sellisesse olukorda on sattunud, kus ta parasjagu on. Ja kui ta on õnnelik, siis sa teadvustad seda, et miks sa õnnelik oled, sest see on sinu tegude tagajärg. Need, kes on vallalised, võivad oma vallalise põlvega olla see aasta päris rahul. Ühelt poolt see võib tähendada täiel rinnal armuseikluste nautimist. Teiselt poolt võib see olla see, et inimene on väga rahul sellega, et ta pühendab ennast see aasta karjäärile, tööle, raha teenimisele. Ja armastus on seeläbi täiesti teisejärguline teema. Ja need inimesed, kes on suhtes, siis need lihtsalt vaatavad üle, mida selles suhtes muuta, võttes vastutuse selle suhte eest, siis see ka õnnestub. Ja valitakse suhte arengu kiirus. Kas siis võetakse tempot maha või muudetakse midagi suhtes, et leida ka suhtesse edasiliikumise õige tempo, kiirus ja harmoonia. Aga et kuna on ego ja mina kaart, siis on individuaalsed vajadused olulisel kohal. Ja kui partnerid individuaalsete vajadustega arvestavad, siis on suhtes oodata ka harmooniat, kirge, tasakaalu. Kaarik on natukene selline pingeline kaart ja inimeste vahelistes suhetes, kui vaadata, siis kaariku sellel juhil on raudrüü seljas, mis kaitseb teda väljast tulevate emotsioonide ja tunnete eest. Et see võib panna küll rohkem emotsionaalses mõttes iseennast kaitstma haiget saamise eest ja sulguma natuke nagu rohkem iseendasse. Ja võib-olla ka siis negatiivses võtmes suhetes inimene rohkem toob enda soovid esiplaanile ja ei pruugi teise inimese soovidega arvestada. Ja see võib ka tuua vaimselt teineteisest eraldumist, kus üks astub ühes suunas, teine astub teises suunas, aga seda lihtsalt ei taheta näha. Siis kuna kaariku kaart on selline ikkagi kiire ja liikuv kaart, siis suhetes võib juhtuda ka see, et osapooled võivadki mõlemad pühenduda karjäärile või siis lihtsalt teineteise jaoks aega ei ole see aasta. Ja et on väga kiire, et see võib suhet siis kahjustada. Ja kiires elutempos võib olla ka vähe aega teineteisele ja romantikale. Ja seeläbi üks osapooltest võib kaotada usu sellesse suhtesse. See on see, mis see kaarik siis siin räägib. See on ainult üks kaart selle 2023 aasta kohta. Aga et selle aasta juurde käivad veel mõned kaardid veelgi. Aga sellest ma praegust ei räägi. Kõike kaunist teile!